Tervist! Kell on saanud 2 ja taaskord oleme eetris Most Ärikooli väikese livega. Tervitan kõiki vaatajaid ja meiega peaks liituma iga minut meie lektor Anastasia Smotrova. Tänase päeva teema on visuaalide loomine, et kuidas neid teha niimoodi, et nad oleksid ka toimivad. Ehk vaatame üle sisuliselt reklaamipildi poole ja teeme seda aastajoost. Nii, Anastasiat ma näen, kohe ta ilmselt ka liitub. Et üks hetk läheb meil aega. Või siis läheb 2 hetke. Igal juhul tundub, et meil natukene läheb veel aega. Ja, nii, kohe tuleb liitumine. Tervist, Anastasia! Tere! Mina alguses sisenesin hoopis mingi 3. kontoga, nii et hea, et ma viimasel hetkel avastasin, et ma pean ikkagi esinema nagu Most või tähendab nagu Anastasia Smotrova, mitte nagu võib-olla no, igal juhul ma täitsin 2 minutit lobisemisega ja lubasin, et sa varsti liitud. No nüüd ma olen siin olemas ka, ma korra kontrollin, kuidas mu hääl ka on. Palun andke mulle teada, kuidas mind on kuulda, näha, kas kõik on korras? No mina igal juhul näen ja kuulen sind kenasti ja ma usun, et seda sama ülekannet näevad ka teised. Aga võib-olla me alustame sellega, et me räägime paar sõna endast ja siis me lähme päeva teema juurde. Et mina olen Erki Tammleht, turunduses üle 15 aasta ja visuaalidega seob mind võib-olla kõige paremini see, et ma olen kunagi Kunstiakadeemias õppinud disaini. Et üht-teist ma võib-olla tean ja tänu sellele oskan ka äkki juhtida seda vestlust natukene või suunata Anastasiat. Aga räägi võib-olla paari sõnaga endast ka, et ega kõik ei pruugi meid ju teada ei nägu ega nime ega taustapidi. No mina olen Anastasia Smotrova, olen Most Ärikooli arendusjuht ja lektor ja visuaalne sisu ongi tegelikult üks minu loengutest, mida ma siis Most Ärikoolis annan. Ja no muidugi turundus- ja kommunikatsioonijuht ja ettevõtte juht ja mitmeid ameteid ma veel kannan, aga täna ma tulin teie ette selleks, et rääkida teile, kuidas siis jõuda oma eesmärkideni läbi visuaalide. Aga ma näen, et meil on ka kenasti siin vahelduva eduga umbes 10 vaatajat. Et ma usun, et me võime alustada ja nii nagu iga loomingulise tegevusega, et seal on mingisugune ettevalmistusprotsess, et kõik teavad, kuidas lauljad, eks seal on häält lahti laulavad selleks, et minna esinema või selleks, et teha proov või midagi sellist. Aga kas on mingisuguseid tegevusi või kuidas üldse ennast visuaalse sisu loomiseks nagu häälestada, et kas piisab sellest, et istud raksti arvuti taha ja hakkab tulema või on seal mõni harjutus ka ees, mis võib-olla tasuks läbi teha enne, kui nagu päris praktika juurde asuda? No oleneb siin ju oleneb sellest, millist visuaali me loome, eks ju, ja mis on meie eesmärk, et kas me loome reklaamivisuaali või me loome mingit tootepilte, eks ju, või me loome mingisuguseid müügipostituste visuaale, et sellest on, seal ühesõnaga on mitut erinevat lähenemise viisi. Kui me räägime nüüd müügitekstide visuaalist, siis seal ei ole mitte midagi muud, kui istudki arvuti taha ja vaatad, mis on sinu eesmärk, sa samastud klientidega, sa tead, mis on nende valupunktid, mida sa lähed nende juurde siis nagu lahendama ja lähtuvalt sellest siis sul tuleb mingisugune inspiratsioon, mida sa siis täitma hakkad. Me samastume kliendiga, me õpime, me teame, mida ta tahab, me teame, mida ta otsib, eks ju, me teame, kas ta on laps või on ta lapsevanem, me teame seda, et loomad ja lapsed alati visuaalides väga hästi toimivad, eks ju, emotsiooni tekitades. Kui me nüüd räägime tootepildistamisest, siis mina soovitan ühte väga head harjutust, piisab sellest, kui sa võtad endale ette valge paberi, A4-st piisab täiesti, nagu mul siin ees on ja asetad sellele 5 toodet.
ja mingid väikest, võib-olla pastakas, need võivad olla võtmed, mis mul siin laua peal olla, näiteks tass ja oletame, et marker ja piisab sellest, kui me asetame need tooted, 5 toodet valgele paberile niimoodi, nagu sa tunneksid, et nad ei ole üldse loogilises järjekorras, et niimoodi sa tootepilti kindlasti ei tee. Siis sa jälle võtad oma valge paberi tühjaks ja asetad need tooted nii, nagu sa kindlasti pilti teeksid ja teed seda läbi niisugust harjutust 4-5 korda ja tegelikult sul silm harjub ära sellega ja kuna digiturundajad ja sotsiaalmeedia spetsialistid ekraani taga väga palju tööd teevad, siis sa justkui annad oma ajule signaali, et okei, nüüd on nii-öelda see loomise aeg ja nüüd ma pean iseendas äratama seda inspiratsiooni ülesse. Kui me räägime nüüd reklaampiltidest, siis mida me siis seadistame Facebooki targeting reklaamis või kasutame näiteks Google'ist, eks ju, Google Adsina kasutades või Google Display reklaamides, seal ikkagist oleneb juba puhtalt sellest, mis sõnumid sa soovid edasi anda ja seal ei ole mitte midagi enamat, kui lihtsalt jälgida sõnumit ja samastuda kliendiga. Väga lahe. Sa rääkisid palju rohkem, kui ma tegelikult küsisin, aga see on tunnuseks selle professionaalist omal moel. Aga kui me üldse kas me peaks midagi visuaali loomisel silmas pidama, et mingi kompositsioon või kompositsiooni reeglid või lähtumegi ainult sisetundelt, et minu arust on niimoodi ilus või mis peaks üldse pildil olema ja mis peaks olema need võib-olla algteadmised enne, kui me hakkame ise pildistama või pilti looma? Okei, algteadmised peavad olema nii palju, et oleks hea, kui sa oskad vähemalt sellist platvormi, hästi mugavat platvormi kasutada nagu Canva. Ma arvan, et see on kõikidele järsku need, kes on alustanud, vähemalt need, kes on Mostari koolis õppinud, teavad väga hästi seda platvormi, et see on selline väga lihtne ja kerge ja väga kiiresti õpitav platvorm, mis on sinu visuaalide loomisel sinu abikäsi. Kui me räägime näiteks Instagrami visuaalidest, siis oleks muidugi hea, kui meil oleks ühtne feed ja kui me kasutame mingeid filtreid, siis need filtrid võiksid olla üks ja sama filter, juhul kui me mingil hetkel tunneme, et me tahame hakata filtreid vahetama või näiteks mingid presette, näiteks mida saab Lightroomis, kirjutage ülesse. Lightroom on olemas selline tasuta rakendus, või ma kasutan neid kõiki tasuta, et ei pea alati rakenduste eest maksma, piisab sellest, kui sa reklaamist ristikese peale vajutad ja äppi edasi kasutad. Et Lightroomis saab ka väga osavalt luua endale presette, juhul kui sa tahad nendest presettidest, ehk siis nendest nii-öelda nendest, ütle nüüd, mis see sõna praegu oli, nendest presettidest, ehk siis ma isegi ei tea, kuidas seda eesti keeles nimetada, preset. Nimetame kompositsiooniks võib-olla, aga kompositsioon tegelikult ei ole päris preset, nagu see on, kuidas ma ütlen? Selline filter, ma ütlen filter pigem, et pildifilter, et kui sa mingil hetkel tunned, et sa tahad pildifiltrit kasutada või sa tahad ühest teemast teise liikuda või sa tahad, et üks pilt oleks ühtemoodi, teine teistmoodi, et siis alati sujuvalt, et inimene, kes sinu feed'i vaatab või sinu mingid sotsiaalmeediakanaleid külastab, et siis ei oleks väga silmatorkav ja see üleminek oleks piisavalt sujuv. Kui me siin nüüd räägime, et me preset ei kasuta, vaid toodame mingisugust informatiivset sisu, näiteks, et me oleme kool, eks ju, siis oleks hea, kui me looksime võib-olla sellise ühtse kooli, võib-olla sellise kaanepildi, eks ju, kus all tegelikult peituvad enamasti informatiivse sisuga näiteks mingisugused tarkused või mõtteterad, mida me tegelikult soovime oma õpilastele edasi anda. Kui me nüüd räägime siin mingitest muudest nagu reklaamidest, et sinu küsimus oli see, et kuidas siis ennast ette valmistada, nagu ma aru saan, eks ju, et mis põhitõed sa peaksid teadma. Et üks suurtematest vigadest, mida mina olen märganud alustajate puhul, on see, et näiteks, et kui nad kasutavad Instagrami või Facebooki reklaami, siis kui nad lähevad Facebooki ja kasutavad helesinist profiili või tähendab reklaamipilti, eks ju, või valget reklaamipilti või nad kasutavad mingit mahedat reklaamipilti, siis võite kindlad olla, et te seadistate oma 50-eurose reklaami ja 50 eurot võite minna oma sõbrale kinkima, sest see reklaam ei toimi, sest alati, kui me loome visuaali,
me lähtume sellest, et meil on 0,5 sekundit aega, et silma jääda. Kui me Instagrami loeme reklaami üles, mis on roosa taustaga, siis võite iseenesest juba mõistetav, mis sellest reklaamist saab, eks ju, ja kui palju see tähelepanu ja pilku püüab. Kui me räägime siin Facebookis, siis ka kindlasti võib olla mingi teredamad toonid ja just see sõnum, mida see reklaam või mis valupunkti see reklaam või mis valupunkti see visuaal tegelikult lahendab. Ja sõnumitena ka, et kui me paneme mingid hüüdlaused kuskile reklaami, siis me pöördume näiteks kellegi poole, praegu on väga aktuaalne, et hei sina, kas sina oled juba tutvunud või hei sina õpetaja või hei sina lapsevanem, eks ju, et kui me pöördume juba visuaalis selle kindla auditooriumi poole, keda me püüda tahame, et see on siis ka üks kindlatest meetoditest, kuidas sa saaksid visuaaliga mõjutada enda reklaamtulemusi väga edukaks. Aga kas on midagi sellist ka visuaalidel, mida peaks vältima või midagi sellist, mille kuvamine ei ole hea tava või äkki on seadusega keelatud lause? No meil on ikka tubakas, eks ju, alkohol, narkootikumid, kõik muud mõjuained, eks ju, ma ei tea, kuidas ravimitega praegu on, et kuna ma ei ole ise seadistatud reklaami pikalt juba pidanud ise seadistama, sest mul on juba inimesed, kes minu eest seda teevad, et siis ma ei tea, aga ma tean seda, et alkohol, suits ja kõik muu tegelikult, mis ühiskonnale seda halba mõju avaldab, et need ei ole ega visuaalidesse või üldse need ei ole teretulnud meie reklaamplatvormidele. No see tähendab ka seda, et tegelikult inimesed ei tohiks neid keelatuid objekte käes hoida, et suitsuga inimene ei ole pildil okei ja ka ära tuntavalt alkoholiklaasi või pudeliga inimene ei ole okei, eks ole. Aga kas on üldiseid mingisuguseid visuaalide tüüpe olemas, et Monster Ärikool, eks ole, õpetab sotsmeedia postituse tüüpe, soojendav, müüv ja kaasav, aga kas visuaale on ka kuidagi võimalik jagada tüüpideks, et a la 1 või 2 või 3 või on lihtsalt üks visuaal a la reklaam ja järgmine visuaal on, ma ei kujuta siis ette, mis see on? Ei no muidugi täpselt samamoodi nagu ka sisu postituste tüüpides, ehk siis informatiivne nii-öelda soojendav, müüv ja meelelahutuslik, need kõik ju visuaalid erinevad omalt poolt, et kui me nüüd postitame näiteks meelelahutusliku sisuga, siis see kindlasti võiks olla mingi mõnus emotsioon nädalavahetusest, eks ju, või me küsime oma auditooriumi käest, et hääletage, kas see toode või see toode, eks ju, või siis me tekitame neis mingit kindlat emotsiooni, millega nad siis saaksid nädalavahetusel edasi minna. Kui me räägime müügi visuaalist, siis visuaali nii-öelda müük võiks siis alati olla kas toode ise, eks ju, või toote põhjaks võib olla mingisugune, see pilt peaks olema nagu tootest, eks ju, mida me müüme. Või kui me räägime sellest, et me müüme mingisugust teenust, siis kindlasti võib-olla seal pildi peal oleks olemas inimene, kes osutab seda teenust ja see klient on ülimalt õnnelik. Kui me räägime siin nüüd võib-olla soojendavast informatiivsest sisu, kus me räägime millist kasu või kui me räägime siin, ma ei tea, toote nii-öelda soojendava sisutüübi all me ju toome välja ka ja toote nii-öelda kasu kliendile, on ju. Ja kui me räägime siin võib-olla riiete brändist, siis me võime rääkida sellest, kuidas, ma ei tea, kas sinu auditoorium teab sellest, kuidas näiteks, ma ei tea, pesta riideid õigesti või kuidas neid triikida, et see on informatiivne, et seal võib-olla alati ei peagi kasutama mingit kindlat inimest või toodet, aga et piisab sellest, kui see lihtsalt annab mingi kindla sõnumina edasi, et siin postitusest ma räägin sellest, kuidas oma riideid õigesti hooldada. See oli puhas näide, et jah. Väga lahe. Piltide teemal korra veel edasi, et tasuta lõunaid muidugi pole olemas, aga ütleme, kui sa oled ettevõte või kampaania eelarve ei vea päris niimoodi nullist fotoloomist välja, et sa ei saa kasutada professionaalset fotograafi ja võib-olla endal ei ole kas, ma ei tea, piisavalt tehnikat või oskusi. Sa tead lihtsalt, et su enda tehtud pildid ei ole ka nagu sellised, mille peale keegi näpuks püsti viskaks ja ütleks, oh jess, et super äge visuaal on. Et mis on need kohad või kus üldse võiks leida siis pilte, kas siis madala eelarvega või võib-olla lausa tasuta?
no me kõik oleme kunagi alustanud, eks ju, ja me kõik oleme alustanud sellest, et meil ei ole eelarvet, mida kohe fotograafi juurde minna laristama, no mis laristama, investeerime siis enda reklaamidesse. Meil on mitut erinevat varianti. Meil on olemas tegelikult Facebookis fotograafide grupid, kus väga paljud fotograafid enda portfoolio täiendamiseks otsivad endale koostööpartnereid. Ehk siis võib täiesti vabalt leiduda mingi selline fotograaf, kes tahab sinuga teha koostöö mõttes pilte ilma, et peaks talle maksma. Meil on võimalus alati teha ka ise pilte päevavalguses ja juhul, kui me päevavalguses seda ei saa, siis me saame kasutada flash ja muidugi piisab ka väga hästi ringlambist, mida ma praegu siin kasutan. Selleks ei ole vaja Eestis tellida võib-olla mingit kindlat kallist ringlampi, et minge www.aliexpress.com, eks ju, ma kõikidele nende õpilastele räägin ka, et ei ole mõtet kohe hakata suurte summade eest endale varustust ostma, eks ju, et väga hästi toimivad ka need, eks ju, mida saab ka soodsamalt ja võib-olla kuskilt välismaalt tellida. Ja no kolmas muidugi on meil olemas igasuguseid erinevaid saite nagu mis meil seal on, mida mina kasutan, on nüüd lõi peast välja, ma ütlen teile kohe. No ma täidan vahepeal jutuga siis nii palju, et kui AliExpressist ei jaksa oodata, siis tasub alati Facebooki marketplace'i vaadata. Seal on ka kohati päris üllatavalt madalate hindadega normaalselt kraami liikumas. Ja niikaua, kui su mõte kogub võib-olla, no vaata, sa ütled nagu, et on mingid fotograafide gruppe, kus on, ma ei tea, kas siis alustavaid fotograafe, kui sa juba mainid, eks, et nad tahavad oma portfooliot luua. Et nimetad sa ka mõne, et äkki kuulajatel on sellest abi, et saavad omale märkmeid teha ja saavad pehme stardi. Piisab sellest, kui te lähete lihtsalt Facebooki searching, sest neid gruppe on lihtsalt nii palju, et mina ka ei jõua kogu aeg nendel gruppide loomisel pilku peal hoida. Piisab sellest, kui te lähete Facebooki ja panete otsingusse fotograafid Eestis. Selline grupp on juba kindlasti loodud, et siinkohal võite selles mõttes kindlad olla. Kui me räägime, kus kohast veel neid pilte saada, siis on olemas fotopangad. Mina ise kasutan seda Pixapaid, eks ju, meil on olemas veel mitut erinevat, piisab sellest, kui te lähete Google'isse ja panete sinna otsingusse fotopangad. Ma tean, et Turundusliit jagas 17 erinevat fotopanka just minu meelest üle-eelmisel nädalal, et neid pilte võite kasutada ilma, et teil oleks südamepiinad või südametunnistus ütleks, et te kasutate mingid võõraid pilte. Sealt te saate alla tõmmata endale videosi, saate alla tõmmata endale pilte. Teil ei tule pärast koju tähitud kiri, et te olete kasutanud mingi teise ettevõtte pilte, eks ju. Et miks ma alati ütlen ka enda õpilastega, Google'i pilte me ei kasuta. Miks me ei kasuta? Kas sina tead, miks me ei kasuta Google'i pilte? No vaata, see tähitud kiri, eks ole, on üsna lähedal Google'i pildile ja see võib reaalselt saabuda ka. Ja sama kehtib muusika kohta, et päris nii ei saa, et mõni muusikapala meile meeldib ja siis tõmbame selle kuskilt mõnusalt alla endale MP3-na ja paneme video taha ja tsiu-piu ja valmis. Et see võib väga kiiresti lõppeda autorite ühingupoolse kirjaga. Just sellest, sinna ma tahtsingi sinuga jõuda, et need fotopangad on ju tegelikult loodud selleks, et inimestel oleks võimalus juhul, kui nad ei saa võib-olla fotograafi teenust kasutada, on üks võimalus alati fotopankadest endale pilt alla laadida. Fotopangad toimivad ka väga lihtsalt, sa vaatad endale reklaami või sa vaatad endale sisupostitust, eks ju, sa vaatad, mis emotsiooni sa soovid oma vaatajaskonnale edasi anda või sa vaatad, mis toodet sa müüd ja siis sa lihtsalt otsingusse sinna platvormile paned ka, et näiteks good emotion või beach või ma ei tea, või crying kid või mis iganes sul tegelikult, mis emotsiooni sul vaja edasi anda on, et tegelikult need kõik on juba olemas või happy kid või happy animal või happy monkey või mis iganes, et need kõik tegelikult on seal olemas. Ma korra nagu pildipankade teemal veel küsin edasi, et millal on mõistlik pildipankadest võtta ja millal peaks nagu originaalsisu looma, sellepärast et eks me kõik oleme ilmselt näinud pildipankade pilte, mis ühes kontekstis reklaamivad ühte asja ja täpselt seesama pilt reklaamib paralleelselt midagi muud toodet. No selles mõttes me kindlasti ei saa kasutada mingeid üldiseid pilte, kui me reklaamime näiteks enda tootepilte, enda tootepildid peavad olema originaalis. Kui me seome visuaali brändinguga, siis muidugi inimene, kes on selle brändingu nägu,
peaks tegelikult postitama enda pilte, et me ei saa võtta võib-olla mingi koera pildi või ahvipoja pildi ja siis panna siduda seda oma brändinguga. Et need on tegelikult minu jaoks üsna loogilised asjad, et kui sa teed näiteks tootele mingisugust promo, et siis sa kasutad ka tootepilte. Kui sa teed mingi kindlale inimesele promo, siis sa kasutad kindla inimese nägu, eks ju. Kui me tahame üldse teha võib-olla mingit visuaale või tekitada inimestes emotsiooni, siis mina enda õpilastele ka ütlen, et loomad, lapsed, emotsioonid, loodus, igast mediteerivad pildid, mis toovad tegelikult sellist rahu, et kui me peame alati mõtlema selle peale, et inimene kuskile jookseb, on ju, et kas see nagu püüaks tema tähelepanu. Pluss lisaks väga hästi ju toimivad, mõtle läbi, kas sinu bränd oleks kuidagi saaks olla seotud mõne multitegelasega, sest mul oli just üks kogemus, ma ei mäleta, mis grupp see täpsemalt oli, aga olid internetiturunduse juhid ja seal oli teemaks, et muruniidukid, eks ju, et ta ei teadnud täpselt, kuidas nagu meelelahutuslikku sisu luua läbi muruniidukite, eks ju, ja meil on ju olemas väga armas roboti multikasse Villi, eks ju. Ja ma ütlesin talle, et kasuta seda Villi pilti juhul, kui sa tahad mingit armsat emotsiooni oma inimestele edasi saada. Ja see Villi pilt tegelikult kogus tal väga palju reach'i, mis omakorda kinnitas mulle ainult seda, et juhul, kui me saame kuidagi mõelda või kuidagi siduda mõne muinasjutu tegelase või lapse või loomaga, et kindlasti seda teha. Ma muidugi siinkohal lihtsalt pean küsima, et loomulikult oli selle pildi eest ju makstud. Ei, seda kasutati fotopangast ja et sai seda tasuta kasutada. No, väga hea. Ühesõnaga ikkagi autoriõigusi jälgiti, et mitte lihtsalt ei tõmmatud suvalist, eks ole, kaadrit. See on see, mida ma tegelikult tahtsin öelda. Et laske fantaasial lennata, aga ärge unustage, et väga paljud asjad on tasulised, et kontrollige enne, et kellelgi ei ole seal autoriõigusi taga. Aga korra nagu läheks veel tagasi, enne sa ütlesid, et on olemas Canva ja see on tasuta ja Lightroom, mida sa kasutad ka tasuta versiooni, eks ole. Aga lisaks tasuta versioonidel on olemas ju ka tasulist tarkvara, et kas on mingi hetki, kus oleks mõistlik kasutada tasulist tarkvara või kus tasuta tarkvaral tulevad piirid vastu, et sa lihtsalt tunned, et tahaks, aga ei ole neid võimalusi. Kui me räägime nüüd sellest, et me ei ole fotograafid, eks ju, muidugi meil on olemas igasugused erinevaid Photoshoppe, mida saab tasuliselt kasutada. Mina ei ole varsti 7 aasta jooksul mitte kordagi pidanud ühegi visuaali eest maksma, nii et ma omalt poolt ütlen nagu, et kuna meil ei ole, kuna me ikkagi koolitame ja õpetame internetiturunduse juhte, kes on just teinud selle sammu, et siis ma omalt poolt jagan muidugi kõik minu pagasis tulnud kaasa võib-olla sellised maa-alused käigud, mis tegelikult annab inimesele võimaluse täiesti ilma rahata kasutada ja luua selliseid visuaale võib-olla, mida üks võib-olla kõvem meediaagentuur loob, et sellest täiesti piisab, et sa ei pea alustades kusagile maksma ja sellepärast mingit nii-öelda sellist nagu survet tundma, et või siis teine asi on see, et üks tüdruk kunagi tunni ajal küsis mu käest, et aga mis ma siis pean, ma tulin kooli õppima ja mis see siis tähendab siis, et ma pean mingi pangalaenu ka veel võtma, et ma pean endale peeglikaamera ostma, ma pean endale valguse ostma, ma pean endale maksma kõikide platvormide eest ja siis ma ütlesin, et ei, et on ju võimalus kasutada täiesti tasuta asju ja palun tehke seda ja ärge muretsege, et te olete nagu erinevad suurtematest ettevõtetest, sest ka nemad kasutavad tasuta asju. Kusjuures oleme ausad, tegelikult enamus tänapäevaseid telefone teeb päris häid pilte ja selle pildi kvaliteet, kui me ei hakka suurt billboardi 3x6 meetrit välja printima, eks on täiesti piisav, et kõik, mis on sotsiaalmeedia, et sa võid sinna überkvaliteetse pildi sisse pista sotsiaalmeedias, õnneks on algoritm, mis teeb selle 72 dpi peale ja ta muutub selliseks parasjagu telefoni kvaliteediga pildiks. Et muidu ta maht oleks lihtsalt nii suur, et inimeste interneti tarbimine, mobiilse interneti tarbimine ületaks üsna kiirelt nende paketid. Aga kui sa peaksid andma 3 nippi või nõuannet, et kuidas luua toimivaid visuaale, et mis need võiksid olla?
alati mõtle emotsioonidele, mõtle selle peale, millist emotsiooni sa tahad edasi anda ja mõtle selle peale, et hea emotsioon on alati see emotsioon, mille peale tegelikult inimene reageerib, eks ju. Me teame seda, nagu ma juba ütlesin, loomad, lapsed, muinasjututegelased, et kui meil on võimalik seonduda mingisuguseid nii-öelda visuaale loomade ja lastega või muinasjututegelastega, siis me teeme seda kindlasti. Pluss, kui me teeme sõnumid, siis oletame, et me võtame visuaali ja me tahame sinna mingit sõnumit peale kanda, siis me veendume selles, et see tekst on läbinähtav 0,5 sekundiga. Me ei saa teha kuskile alla nurka mingisuguse väikse tekstipilvekese ja siis loota selle peale, et järsku inimene märkab või järsku tegelikult võib-olla tal see värv meeldis ja siis ta jääb seisma ja vaatab. Et ma alati hästi karmilt ütlen 0,5 sekundit ja kui su sõnum ei ole piisavalt arusaadav, siis see on sinu enda raha, mis nii-öelda ära kaob. Eks ju. Et siinkohal ma tahan, et inimesed alati kasutaks kindlat selget sõnumit, mis oleks võimalikult suurelt, et inimene sellest aru saaks. Milliseid veel? Palun samastu oma kliendiga. Mõtle selle peale, mis valupunkte sa selle antud reklaamiga tal lahendad, on ju. Et kui me reklaamime näiteks mõnda mänguasja, siis alati me paneme visuaalidesse õnneliku lapse, kus ema temaga mängib, eks ju. Kui me postitame mingisuguse, nagu see WC-paberi reklaam meil see Seva või mis on seal on kasutatud neid pehmeid lambaid, eks ju, vist oli, eks ju. Et tegelikult, kui me näeme seda, et kui paljud suured ettevõtteid oma reklaame loomadega seovad, siis hoidke oma silmad ja kõrvad lahti, te kindlasti märkate niipea, et need asjad, et mingil põhjusel, et mitte võib-olla visuaalidele väike muusika taha panna, et praegu on meil muidugi Reels ja TikTok siin valutavad maid, eks ju. Et kui me räägime Instagramist ja võib-olla Facebookist, siis Facebookist pole nii palju, mitte nii palju, sest Facebookis ikkagist inimesed külastavad rohkem, kui vaadata statistikat tööajal on ju ja vaevalt, et mõni tööinimene tahaks, et tema ülemast saaks teada, et ta Facebookis tööl käib läbi selle, et mingi roki muusika hakkab mängima, eks ju, mõne reklaamil. Aga näiteks Instagrami väga hästi sobiks mingisugune visuaalile sobiks mingi muusika taga, aga siis alati valige pop-hitid, mis praegu raadiotest tulevad, mis inimesi käibab tõmbama. Et me ei kasuta mingit rasket rocki või drum and bassi või kindlasti midagi sellist, või vaatame, mis nii-öelda teie Instagram, Reels või TikTok teile soovitab, et siis valida ka neid. Siis Canva, eks ju, sa rääkisid mulle 3-st, et too 3 on ju, et ma räägin siin uuesti, et Canvat kindlasti. 3 on juba läbi, aga räägi julgelt. Ja siis, mis ma tahtsin rääkida ennem, pärast pildid on ju, need väga hästi toimivad, emotsionaalsed pildid ja mõtle läbi, milliseid reaktsioone sa soovid oma inimesest tekitada ja läbi selle siis vaatad, mis emotsiooni sa tahad edasi kanda ja millist sõnumit sa soovid edasi anda, mis on sinu lõppeesmärk. Kas sa tahad müüki, siis sa kindlasti paned inimese, kes on kassa juures, eks ju, või inimene, kes on selle tootega juba käes. Et jah, need on minu poolt praegu rohkem võib-olla niimoodi päris palju siin poole tunniga vuristasin sulle ette enda nippe. Ma loodan, et mis on veel oluline, mida ma endale siin ka kirjutasin, tekst ja pilt peavad teineteist toetama. Me ei saa teksti panna ühte emotsiooni ja pilti panna teist, et sa pead alati vaatama seda kui tervikut, et kas visuaal toetab teksti, kas tekst toetab visuaali. Ja siis sõnum visuaali peab olema väga konkreetne, tabav ja valupunkti lahendav. Ja siis me kindlasti ei kasuta neid mahedaid värve, mida platvorm ise kasutab, et lihtsalt selleks, et need pildid lihtsalt sinna taha ära ei kustuks või ära ei kaoks. Aga ma arvan, et kui te neid nippe kasutate, siis te näete ise ka, need on nii lihtsad tegelikult ja kui te neid nippe kasutate, siis uskuge mind, teie reklaami või üldse visuaalide tulemused või reach'id lähevad palju suuremaks võib-olla kui need.
see on väga lahe. Ma ühe asja võib-olla räägin või noh, veel mainin juurde, et sa ütlesid, et kasutage muusikat, eks ole, visuaalide taustaks. Aga kui te kasutate visuaalil voice over'it ehk sinna on peale loetud mingisugune tekst, mis vahepeal sind vist tappis natukene ära, et ma rääkisin sulle peale, aga ma räägin selle lõpuni. Ehk kui te kasutate voice over'it ehk tooteomadusi loete tekstina peale visuaalile, pange kindlasti subtiitrid. Et seesama, mis Anastasia ütles, et kõik inimesed on tööajal suhteliselt tagasihoidlikud ja kui video ainukene informatsioon on heliga, siis võib juhtuda, et nad ei saa seda kätte lihtsalt. Aga mina olen nüüd igal juhul jälle targemaks saanud. Kas on midagi sellist, tundub, et Anastasia ühendus hakkab meil otsa saama. Kuuled sa mind veel? Ja ma olen siin, natukene hakib, aga üldiselt üritan ikkagist, kuidas subtiitrid peale panna. Seda saad ka täiesti vabalt kasutada Canvas, lihtsalt paned endale või siis on olemas, mina olen ka pannud supakaid videotele, on olemas seal arvutites endas on olemas sellised videod editorid tegelikult, kus sul on võimalus sinna add teksti ja add teksti taha siis nii-öelda see, kui sa valid selle add teksti, siis ta annab sulle võimaluse lisada mingi teksti sinu videole või piltidele, et sealt kaudu saad. Väga lahe. Mina olen täna saanud nagu jälle natukene targemaks, õnneks, nagu iga laiviga. Aga kas on midagi sellist, mida ma ei ole võib-olla taibanud küsida või mis mul ei ole nagu pähe tulnud küsimusena, aga mida sa tunned, et kuule, et sellest peab kindlasti rääkima, eks, et muidu jääb ju oluline ütlemata? No praegu ma tunnen, et ma panin päris all inni. Et muristasin poole tunniga siin kõik enda nipid ära, võib-olla jäi midagi ütlema, aga pigem mitte, sest et ma rääkisin sellest, mida mina igapäevaselt võib-olla kasutaks või kasutasin kunagi, eks ju. Et Veronika siin kirjutab, tänud vastuse eest. Juhul võib-olla, kui meie vaatajatel on mõningaid küsimusi, et siis te saate ka siin võib-olla küsida, et minu poolt on praegu nagu oma nipid nagu jagatud. Väga lahe. Päriselus Anastasia räägib visuaalidest 3 tundi järjest, et kui Mostari kooli kursus on ja sinna tulevad ka praktilised ülesanded otsa, et kaldal ujuma ei õpita, eks ole, et lihtsalt kuulata selle peale. Oleme ausad, et üks päev, kui sa pead päriselt hakkama tegema, siis on ilmselt otsid selle loengu materjali üles ja kuulad uuesti see 3 tundi, et hakata otsast peale. Aga olen ka ise osalenud kursustel, et tänu millele ma tunnen ennast nagu kalavees, eks ole, eriti rääkimise koha peal ja soovitan seda tegelikult kõigile, et päris palju saab nagu tarkust juurde ja mis on Mostari kooli puhul võib-olla teistmoodi kui teistel, et iga loeng lõpeb praktilise kodutööga. Et iga loeng kinnistatakse läbi praktilise kodutöö. Kui midagi ei tule välja, alati on tugi olemas ja kodutöö saab ka tagasiside, et kuidas sul välja tuli, sest muidu on lihtsalt, et ta läheb nagu musta auku, et tegin kodutöö ja kõik, eks ole. Aga ei, et sa saad ka sihukese viisaka ja sisuka tagasiside oma kodutööle, pluss, et kellel võib-olla on ambitsioon mõni töökoht või midagi leida endale, siis Mostari kool ka selles osas aitab. Et soovitan vaadata algavaid kursuseid nii sotsiaalmeedia spetsialistile kui internetiturunduse juhile ja kes vähegi tunneb, et digitaalne maailm on tema jaoks või et sihukest tahaks tuleviku ja pika perspektiiviga eriala, siis jumala eest registreeruge, et kasu on päris palju. Mina omalt poolt soovin ka kõikidele, kes tänast laivi tulid vaatama õigeid otsuseid teha enda elus ja nagu Erki ütles, siis 3 tundi kestavad muidu loengud, et ma praegu poole tunniga üritasin hästi palju võimalikku või sihukest kasulikku informatsiooni edasi anda, mida ma üldse nagu võisin selle poole tunniga teha, ma tegin ära. Et ja kutsun ka kindlasti elu muutvatele kursustele ja minu elu muutus, et kui te soovite, saate altpoolt vaadata minu edulugu. Meil oli ka live sellest, kust mina alustasin ja kuhu ma jõudsin. Nii et aitäh tähelepanu eest ja juhul, kui teil veel tekib küsimusi, siis saate ka peale laivi lõpetamist neid küsimusi kommentaaridesse küsida. Erki kindlasti siis toob need küsimused minuni ja mina saan ka omalt poolt veel vastata. Väga super, igal juhul ma tänan sind, Anastasia, ja ma tänan kõiki meile vaatajaid ja super. Uute kohtumisteni. Ilusat päeva kõigile.